ma alustasin karude kogumist 25 aastat tagasi. Tänaseks on minu kogus 150 karu. Kõik nad on natukene nagu vanutatud ja vanema näoga. Minu karude armastus ja see kogumine sai alguse nähtavasti sellest, et lapsepõlves oli mul üks armas kaisukaru, nagu paljudel kõigil on olnud. Ma mängisin tihtipeale arsti ja süstisin seda saepurukaru just nii kaua, kuni ta nii-öelda otsa sai ja läks eest pahaks ja ema ta ära viskas. Ja ma nagu protestisin selle vastu nähtavasti oma sees ja kuidagi ma arvan, täna ma siis elangi selle näol välja, et ma neid siis ise kogun. No see hobi on kestnud mul kuskil 25 aastat ja üks esimesi karusid siis sai alguse Lõuna-Aafrikast, käsitöökaru, niisugune hästi matsakas ja raske. Igal karul on oma nimi ja tal on lausa sünniaeg 97, 26. augustil sündinud. Siis need lemmikud on siin Prantsusmaalt ostetud karud. Need on ühed kallimad, niisugused pika ninaga. Oma ajalugu on sellel Vihula mõisa karul. Kui sakslased selle Vihulas käisid, siis jagasid lastele mänguasju ja peale sõda siis üks neiu, kes leidis selle prügimäelt, oli nüüdsetele omanikele viinud selle karu siis näha ja siis selle karu järgi hakati tootma nagu maskotiks, Vihula maskotiks siis seda karu. Nii, ütleme, et siin on üks selline lahe, see on puhas austerlane, niisugune natukene räsitud ja vana. Mõni karu on, see on mul abikaasa kingitus, see on suurelt maalt Moskvast. See karu on minu tütre poolt ostetud Soome kirbuturult, väga hea leid, sest ta on 30. aastatest ja täiesti nagu muuseumi vääriline. Kuna siin on mul näha ainult sellised lemmikud ja rohkem ega siia eriti ei topi, siis ma arvasin, et ma hakkan vaikselt otsi kokku tõmbama ja ei suutnud vastu panna Eesti disaineri karudele. Need on nüüd kunstniku Aire Kapstase töö. Nad on lihtsalt niivõrd hästi teostatud ja nii elusad, kui üldse olla saab. Ma armastan neid väga.